Põllupäevik. Tere head kuulajad, taaskord Viilaristi otse-eetris saate siin uusi teadmisi sellest, mis meil viilamaailmas on toimunud. 16. juuni, väljas mõnus soe ilm, hetkel tundub, et viimane siin lähimaks nädalaks ajaks, et naudime siis seda. Ja on tore tõdeda, et meil on täna taaskord külas põllumajandustootja Meelis Purmeister, tere Meelis! Tere ka minu poolt! Ja muidugi meie Viilari tootjast Timo, tere Timo! Tere kõigile! Aga Meelis, võib-olla saate algatuseks räägigi natukene oma toimetamistest põllumajanduses, ettevõttest või ettevõtetest, mida sa siin juhid, kui palju te siin hektarid harite ja võib-olla ka mõne sõnaga sellest, et kuidas selle aasta hooaeg läinud on? Ettevõtete grupp, millega ma siis tegelen, koosneb päris mitmest nimest. Raikula, Varmer, Metetra on niisugused põhilisemad ja suuremad. Kokku me harime 7170 hektarit sellel aastal, seal sees on siis silokultuurid, heinamaad, kõik kokku ühesõnaga. Sellest teravilja all on meil 4100, peaaegu 4200 hektarit, mille lisandub veel mais 290 hektarit. Talivilja oli sellel aastal 1993 hektarit, kaunviljad uba õnnes ligi 500 hektarit. Õnnestus selles mõttes aasta, et talv oli meil armuline, taliviljad säilisid hästi, elasid talve üle ilusalt ja praegu nad väga heal järjel on. Potentsiaalikad äkki võib-olla. Potentsiaalikad, jah. Et nagu ikka on see loodus meil oluline aktsionär ettevõtmises, et sa võid kõik asjad teha väga ideaalselt igal aastal ühtemoodi, aga loodus annab sulle võimalikult head kasu pinnase, kas siis sooja, niiskuse või millega tahes. Mainisid taliteraviljaga, kas talirapsi on ilmselt ikkagi maas? Talirapsi on 105 hektarit maas. 105 hektarit. Ja see tundub ilmselt ka siis see aasta, ütleme, kui sa võtad täna taliraps aasta aega tagasi võrreldama? Jaa, et juba niimoodi visuaalselt vaadates on ta kaunis kenake. Õitsemise järgi nagu räägitakse, et mitu nädalat õitsed, nii mitu tonni saab, päris arvestust läks sassi vahepeal, et number läks nii suureks juba. Aga päris pikalt õitses küll sellel aastal ja päris kõrge ja massiivne tundub see seal peal olevat, et eks siis näen, mis lõpuks saab, tuleb, et küll mingil ajal käis üle, et kartsime, et võtab nagu õitsemist maha, aga õnneks ei juhtunud midagi. Aga kas see süstib praegu sinusse optimismiga sügiseks, et seda talirapsi pinda äkki natuke suurendada hoopis? Me teeme teda selle järgi, mis nagu selle külvi korra järgi on nagu võimalik, et me väga lihtsalt sellepärast, et talirapsi palju panna ei pane, et ikkagi külvi kord nagu määrab, et kuhu meil oleks vaja panna ja mis on võimalik panna ja põhimõtteliselt need kultuurid uba, ernes, taliraps ikka käivad selle järgi, et mis on nagu viljavahenduse plaanis vajalikud. Aga küsin veel juurde selle külvikorra mõttes, et mainis ka kaunviljasid, et kas kaunviljad on miski, mis on nüüd sinu siin ajaloos pigem kasvava trendiga olnud või on teil niisugune proportsioon kaunviljadel enam-vähem paigas kogu aeg olnud? Kui uba tuli kunagi siia külvikorda, siis ta oli päris võimas ja aastad olid soodsad. Uba on nagu kehemaks jäänud, et kas see on siis niiskus tulenevalt aastast ja nüüd oleme rohkem jäänud herne peale. Ja kui niimoodi vaadata, et mis siis eelkultuurina parem on, et kõige parem täna meile ikkagi tundub, et on hernes. Talinisule siis? Talinisule, jah. Et eelviljana on hernes väga hea, kuigi koristada on raske, aga ta ikkagi annab hea järgneva kultuuri. Täna me paneme selleks talivilja, siis talinisul. Aga suviviljadest, et siin päris mitmed tootjad on öelnud, et suvioder on miski, mis on kuidagi nagu natuke tabuks muutunud ja heidetakse kõrvale, et kas sina oled suviodraga jätkamas? Me veel kasvatame jätkuvalt, aga arvutused näitavad, et ega ta niisugune nullilähedane tasuvus nagu on. Et eks seal on see küsimus, kui palju sa üldkulusid sinna teed. Otsekulud on väga otseselt arvutavad, üldkulusid võimalikult vähe. Ja otsekuludega tuleb alutada ja praegu me igal juhul jätkame, sest meil on, üks põhjus on ka see, et loomakari vajab odra, et kui ma nüüd sisse õppan ostma, siis ta tuleb tiba kallim kui ikkagi ise tootes. Kui saladus pole, lihtsalt küsin huvi pärast, et mis on odra, ütleme, praegu sinu arvestuslik saagikuse tasuvuspiir, et mitu tonni hektari pealt otra peaks põllu pealt ära tooma, et oleks tuju hea?
Nüüd olen vahemärkusena ütlema, et mul tegelikult need arvutused on olemas, aga ma ei võtnud siit siia kõrvale. noh, ei ole sellest midagi hullu, aga no lihtsalt üldiselt ma tean, et see number on kippunud olema seal ikkagi seal 5-6 isegi üle selle tonni hektari pealt, et siis on niisugune üsna nagu kõrge siht. Vahele võin öelda, et ega ma prognoose teen, et siis ma teen ikka hästi konservatiivsed prognoosid, on ju, 4,5, on ju. Noh, see on niisugune, ja kui see üldkulu seal suht all hoida, ütleme, sellega oma loomadele veel võib teha siin 4,5 pealt. Aga noh, ta on nii-öelda rollis. Noh, arusaada. Aga kui siit jah nüüd võtta nagu laiemalt pilti kõrvale, siin vahepeal tegelikult minust viljamaailmas väga suuri sündmusi polnudki. Tükk aega oli ikkagi rahulik aeg, hinnad pigem langesid siin teravilja poole pealt, raps oli niisugune püsis nagu stabiilne, võib-olla noh, jällegi kõikus seal mingites amplituudides. Aga siin nüüd eelmise neljapäeval tuli meil välja uus raport, mis justkui võiks olla niisugune, et jällegi nagu natuke midagi põhjapanevat, aga Timo räägi, mis siis uus raport meile tegelikult ütles, et kas oli midagi põhjapanevat ka või ei? Ega see uus raport ütleks niimoodi, et oli seekord ootuspäraselt igav. Et mingisuguseid suuri muutusi seal ei olnud ja noh, need prognoosid, mis seal tehti, tegelikult ütleks, et nad veel ka ei kajasta siin viimaste päevade vihmasid, mis siin just enne raportit Euroopa sai. Ja ma saan olnud siin nii Prantsusmaa kui Saksamaa saanud arvestatavad sademed. Täpselt nii, eks USA raportid, kuidas seda nagu kokku pannakse ja mis hetke andmed nad nagu peavad võtma, et siis jah, siuke viimane info seal nii-öelda sees ei ole. Ja tegelikult ega turud ju väga ei liikunud kuhugi selle usta raporti peale, et kus nüüd turud liikuma hakkasid, on ikkagi see, mis seal Lähis-Idas toimub ja et meil jälle uus madin lahti on, et reede õhtul niisu sai natuke toetust, raps ikkagi juba parasjagu, täna vaatan kell 10:20, et siin turgude avamiseni on veel natuke aega. Eks vaatame, mis siin parasjagu saama hakkab. Viimastest uudistest võib-olla kõige olulisem on see, et USA-s, mis toimub biokütustega ja kui palju siis seda nii-öelda mandaati antakse ja kui palju need biokütuseid siis kasutusele võetakse, et see number esmane on ikkagi üllatuslikult kõrge ja selle peale siis turgudelt, mida sa seal kaubale saad, sojaõli ikkagi lendas päris palju ülesse. Muidugi mitte nii palju kui toorõli selle Iisraeli-Iraani konflikti peale, aga siiski. Et need on võib-olla siuksed kõige viimasemad uudised, mis hetkel turg on mõjutanud. No lihtsalt selle raporti poole pealt võib-olla ise veel korraks kommenteerin, et noh, ma paar asja ikkagi panin endale ka kirja, et nisu ülemineku aru siis 25-26 kampaania lõpuks hoopis langeb, et kui me maikuu raport ütles, et ülemineku aru tõuseb, siis nüüd hoopis on 3 miljonit tonni miinust järsku, mida ma ise väga pikisilmi ootasin, et mis siis saab olema ikkagi nüüd see uus number siis Vene nisu jaoks, aga uus number oli sama nagu vana number. Nii et seal on ka väga mitte miskit suurt muutust, et siin kohe ütlen vahele, et see on jällegi nii-öelda, kui sa võtad kogu maailma, kui sa võtad non-China, ehk siis ilma Hiinata, seal oli pigem varu natuke kasvas, et see on jällegi see numbrite nii-öelda mäng, et mis nende numbrite nii-öelda taga on. Aga suures plaanis muutus suhteliselt pisik. No ja siin võib-olla EU nisu toodangut ka natuke suurendati, et siin, ma ei tea, 0,5 miljonit tonni veel otsa sinna sellele niigi juba suurele numbrile. Siis võib-olla jah, siin maisitoodang USA-s, või no mitte toodang, vaid seda siis eelmise hooaja varu ka nüüd natuke vähendati, mida kõik ootasid, aga kas turg hoolis sellest mitte üldse ja need nisuudised samamoodi mitte üldse null mõjurit, et ja siis soja poole pealt jah, nagu see Timo siin väga hästi ka mainisid, et noh, muidugi soja ja maisi mõttes USA-s on täna ikkagi veel lahtine, mis on lõplikud külvipinnad, et siin kuu lõpuks peaksid ka need selguma, noh, siin Meelis just enne rääkis saateeelselt, et tema juba siin eile tegi Priiale oma hektarid ära, USA-s see asi nii kiiresti ei käi, et tulevad numbrid natukene hiljem, et lihtsalt noh, arvatakse, et see maisipind võib olla ikkagi oluliselt suurem, kui nagu täna on arvatud, soja võib-olla siis selle võrra ka väiksem, aga noh, mis teebki minust hästi huvitavaks siis selle, et nüüd on tulnud see
ütleme siis biokütuste osakaalu hüppejärsku, sojapinda nagu võib-olla pole sellist, nagu ta on tavaliselt olnud ja nüüd enam põllumajandususas ei jõua ka reageerida, et siuke päris huvitav situatsioon, ütleks. See raport ju neljapäeva õhtul tuli välja, ma tean, turu peal ju väga suuri muutusi polnud, aga siis reedel hakkas tõesti toimuma. Ja kui mõõta seda toornaftat, mis juba ka Timo mainisid, ega ta käis ju seal tegelikult päevas sees ikkagi seal kõrgemal ära ja sulgus ikkagi lõpuks natuke allapoole sellest tipust, et eks siin ongi nüüd täna on hästi huvitav vaadata, mis tasemel turg siis avaneb. Aga ühte asja, ma tahaks sinuga ikkagi nisu poolt arutada, on siis see, et Ukraina ei saa enam suure tõenäoliselt sellest sügisest tuua nisu Euroopasse sellises mahus, nagu on siin viimased 2 aastat toodud. Ehk siis minnakse tagasi selle sõjaeelsele piiratud kogusele 1 miljon tonni aastas, oleme aru saanud, aga siin vahepeal on 4-5, isegi üle 5 miljoni tonni tulnud seda kaupa sisse. Et kas see on meile siin hinnamõjurid andmas? Nii ja naa, et eks tal mingi mõju võib olla, aga ma ütleks, et pigem on ta nagu väike. Seda nisu läbi Euroopa või Euroopas see oli vahe sõja alguses. Kui kõik kaubateed olid sassis, keegi ei teadnud, kus sa mida saad laadida. Aga tänaseks läbi ka Konstanza, suuresti Ukraina enda sadamata, mööda mereteid on teda kõige kasulikum välja viia. Ja olgem ausad, ega enne sõda ju ka teda vagunitega väga Euroopasse ei tulnud. Ehk siis mõistlik. Jah, et ikkagi meretee on soodsam ja odavam, kui mööda raudteed Euroopasse tulla ja siis talle kodu leida või laeva panna, et ega ta pigem oli süüke nagu sunnitud variant vahepeal. Et jah, mingite võib-olla lähemate piirkondade jaoks seal mõju on, kes seal Ukraina lähedal on, aga suures plaanis ma arvan, et see väga nagu pilti ei muuda ja tegelikult Euroopa tervikuna ta ikkagi ootab suhteliselt suurt saaki, et siin prognoosid täna äkki, kui me paneme siin Rumeeniat, Baltikumid, kõik kokku, siis ainuüksi 12,5, mida kõige rohkem kaubeldakse, heldatakse juba pluss 5 miljonit tonni turule, nii et täna mina nagu seal nagu väga suurt mõju ei näe. Kui Meelis, sina nüüd praegu mõtled ja kuuled, et suurem saak tundub olevat nurga taga, et kas see teeb siin ka murelikuks? Mõnes mõttes küll, et kui turul on rohkem kaupa, siis minu kaup on ju, või toodetud kaup on ju odavam, et ühtepidi on muidugi tore kuulda, et ilmastik on mõjutanud hästi seda saaki ja ta meil ka, aga see nagu ei ole võimalik, et oma põllu kohta ainult vihmapild tellida, et head kasvutingimusi saada, et eks ta on ikka üldiselt niimoodi, et pigem on see, et õigel ajal nüüd hinnale pihta saada, kui ei ole veel need head prognoosid või tugeva saagi prognoosid välja tulnud, et eks ta on kaheti, et ühtepidi ei ole õnnelik, et on head saagid, meil samamoodi, aga teistpidi on ju turul palju toodet, mis teeb hinna odavamaks. Kolmandaks on see, et tegelikult ikka väga palju minna ka veel ajaliselt. Nii et ega kõik pole veel purgis ka, aga... Jah, et eks ikkagi lõpuks saak on ja siis käes, kui ta on sul salves ja siis on raha käes, kui on müüdud, ja raha on konto peal. Et eks ta on mitmeti ju, et ei taha mõeldagi, kui tulevad mingid rahapilved või mis tahes, et... Aga Meelis, kui palju sa ise üldse jõuad ennast kursis hoida kõikide muude tegevuste kõrvalt ka selliste, suurema pildi makroökonoomiliste uudistega, mis puudutavad viljaäri, viljamaailma, et on sul mingi kindel allikas, mida sa jälgid, kuuled rohkem? Sellised samasugused saated ja on ju väga teretulnud, et eks siit kaudu, et ise võib-olla ei jõua nii palju neid prognoose, mis maailma sealt turudelt tuleb, kuskilt otsida, aga selleks ongi ju head viljakaupmehed, kes nii-öelda vahendavad neid uudiseid, müügimehed, kellega ma suhtlen, nende kaudu kuulen, jälgin siis Matifi seda graafikut, kus ta läheb, et see on suht ikkagi, ta ikkagi suht tõene sealt, et nii kuidas see liikumine toimub, nii on ka sealt näha, et selle järgi nagu hindan olukorda, et mis saab ja ikkagi selles mõttes needsamad müügivestlused siin, turuolukordadest ja kõik sellest. Ja Timo, ühte asja tahaks sinu võib-olla korraks veel arutada on, ütleme selle hindade poole pealt on see, et täna nisu ja rapsi hinnasuhe läinud päris see käär on nagu neil väga suureks.
ehk siis nagu rapsi hind jagatuna niisu hinnaga me saame tulemuseks mingi, ma ei tea, 2,25, 2,3 äkki. 2,3 suund. 2,3, et mina isegi ei tea, kas see on ajaloo kõrgem tase või on ta mingi keskpärane tase, aga sina oskad seda kindlasti kommenteerida, et ja ma küsin siia juurde ka seda, et kui me on siin nüüd reede õhtul rapsi hind, ka tänu siis soja tõusule läks üles, et kas sa tead juba ka ette, et see füüsiline kaup tuleb samal määral kaasa või pigem see hinnapreemium väheneb? Tänane turg, kui ta siin avaneb, et siis me saame nagu targemaks ja vaatame, kuidas kokkuostjad kõigele sellele nii-öelda reageerivad ja see hinnapreemia koha pealt, nii ja naa, et eks seda hinnapreemiat tihti määrab natuke ka see, et kuidas ja kui palju sa seda pressimismarginaaliselt nii-öelda kätte saad, et ega kõik need nii-öelda tehased, kes siis ostavad, tihti laevadega, mehi seda ei tee, aga paljud ju tehased asuvad sadamates, saavad kaupa sisse osta, siis nad panevad sinna hinnapreemiale tihti punki siis juurde, kui neil näevad, et nad saavad oma head pressimismarginaali lukku. Ja teine asi, millest see hinnapreemia sõltub kindlasti on ka laevatus ja laevatushind. Täna muidugi, kui meil toorveli natuke üles läheb, ega ta laevatushinnale jällegi hästi ei mõju. Aga kui sa küsid seda hinnasuhet 2,3, siis ta ei ole kõigi aegade tipp, aga ta on ikkagi seal suhteliselt lähedal. Ta on meil olnud siin mingil aastal ka 2,5 lähedal, aga 5 aasta keskmine või isegi 10 aasta keskmine on mul siin ees, et see on ikkagi süüke 2,1 kandis natuke pigem alla. Ehk siis tegelikult ega tihti võib-olla natuke varjatult, aga turg ise annab meile soovitusi, et mida teha, et täna vaadates seda hinnasuhet, et kui on valida kumbat tänaste hindade juures müüa, fikseerida, võib-olla see pigem on raps, sest hinnasuhe võrreldes niisuga on hea. Ta annab natuke ka seda ideed, mida külvata, ehk siis ja päeva lõpuks, kui seda rapsi on siin külvipinnad on viimastel aastatel natukene vähenenud ja kui seda kaupa tuleb vähem, et ja võib-olla siin on ka mingisugused piirangud taimekaitse poolest, et see rapsi kasvatamine ongi läinud natuke keerulisemaks ja saagikus jääbki väiksemaks, siis tegelikult, et seda kaupa ikkagi tuleks, siis see hind peabki selle kõik kinni maksma. Et põllumees seda ikkagi edasi toodaks, et kui sul ikkagi et selle riskina tuleksid nõus võtma lihtsalt. Täpselt, et see peab seal olema kajastatud ja võib-olla see täna siin ongi, kui see viimane muidugi biokütuste teema seal USA-s, ütleme, see mõjutab kogu maailmas kindlasti, siis tegelikult jällegi, ma arvan raps, kus me räägime mineraalõlide hinnatõusust, siis raps on kindlasti olulisema mõjuriga seal näiteks kui soja, sest rapsis on ju õli süüke 45%, sojas on ainult 22-23%. Ehk siis mina pigem vaataks seda niimoodi, et isegi kui see toorõli nõudlus kasvab, jah, ta rapsi hinda võib natuke kergitada, õlid kindlasti ülesse, aga samal ajal, kui seda kõike rohkem on vaja, siis tegelikult ärme unusta seda, et tekib juurde ju ka väga palju sojasrotti, rapsikooki, mis samal ajal on vaja samuti maha müüa. Ja täna tegelikult turud juba seda natuke ju kajastavad, et kui me vaatame tänast rapsi hinda ja tänast rapsikoogi hinda, need on ikkagi läinud päris kaugele üksteisest. Et siin on olnud ju aastad, kus raps maksis 330 ja samal ajal rapsikook 285, et olid väga lähedal. Täna on ikkagi päris kaugel üksteisest. Meelis, sina kui ka söödeostja ilmselt seda uudist võtad ju hea meelega vastu, et sojasrotti ja rapsikooki saab ütleme suhteliselt siis sellesse toormaterjali odavamalt kätte. Et siin ongi ühelt pool oleme ostjana, kes me ostame siis söötasid loomadele, teiselt poolt viljakasutajana vaatad hinda, et hind oleks kõrgem on ja kui me sisse ostame, siis vaatele, et hind on odavam, et see on niisugune päris... Sul on huvid mõlema poole peal. Olge, et istud kahe tooli peal, et tahad ju müüa võimalikult kallilt, siis saad osta võimalikult odavalt. Et ta on natuke keeruline, aga päris huvitav on, niimoodi, et sa peadki seal balanseerima kahe selle huvi vahel. Et siis tabama tippe, mõlemalt pidi, et nii madalaid tippe kui ka neid kõrgeid tippe. Et kui tahad osta, siis ootad, et hind oleks odav. Ma arvan, eks see
äri ongi täna natuke selliseks, ütleme, et see mäng on nagu muutunud, et need kõikumised on väga palju suuremad, nii sisendite puhul, viljamüügis, vilja hind kõigub hästi palju, ilmastik teeb siin igast trikke, aga just need võimalikud marginaalid, et mida on siis ühes või teises pooles võimalik nagu teenida, et nende lukku löömine ja nende pidev nagu arvutamine on sükka nagu asi, millest nagu väga mööda vaadata enam kuidagi ei saa, sest need muutuvad nagu väga-väga palju. Täna on jah see väga oluliseks muutunud, et sa õigel ajal nagu teed mingeid otsuseid, et teatud asjad üle ka sügisel ära ostad järgmiseks aastaks, väetist ma mõtlen, viljamüügiga täpselt samamoodi, et millal sa nüüd selle hinna ära fikseerid, kas jätab nüüd hooajaks või juba aasta aeg ette, et see nii-öelda jah, see need opereerimine nende hindade kogustega, see on sealt on võita ja kaotada palju rohkem kui mingi töö tegemisega. Jah, kahtlemata. Aga kui me läheme juba nende müümiste ja fikseerimist juurde, siis kui sa võtad siin 2025 aasta saaki meilis, et siis kui palju sul täna siis planeeritud saagist siis lukus protsentuaalselt olla võib? Jah, et siin hakkab ju kohe järgmine teema, et kui me esimesed lukustamist tegime, siis me ei julgenud ju planeerida seda saaki, mis täna julgeme planeerida. Et sai palju vähem planeeritud saaki ja täna on nii-enda planeeritud saak tõusnud kolmandiku võrra, ütleme umbes, laias laastus. Et siuksest keskmisest, mida ma siin natuke aega tagasi planeerisin, siis on umbes 40% meil lukus ja seda on nisu. Umbes. Aga kui me tänast põlluolukorda vaatame, siis see protsent jääb palju väiksemaks juba. No jäliselt põllupilt on nagu niivõrd palju ikkagi paranenud, et sa oled siis nagu seda planeeritud keskmist järjest siis korrigeerinud. No just, et see nii-öelda planeeritud saak eile õhtu veel vaatasin, nüüd on tulevad niisugused tonnid, mida on pärast nagu on julgenud arvatadagi, et kui sa võtad seal juba keskmise, paned näiteks tonni juurde, 4000 hektari pealt tonni juures on 4000. Eks see mõnes mõttes on niisugune positiivne probleem, millega tegeleda, et eks ta peavalu nagu kindlasti, aga... Ei, selle küll, aga sealt on huvitav nagu selle peale mõelda, et kui sa algul plaanid hästi konservatiivsed saagid ja nüüd, kui sa vaatad, mitte nüüd ülioptimistlikult, aga ütleme ikkagi pilt on ju tegelikult ilus, selle järgi siis on ikka päris korralik vahe sees sellel planeeringutel. Kas on mingi kindel strateegia ka, et mida sa oled siis aastaid jälginud, et ma ei tea, septembris juba järgmist hooaega lukku panna, oktoobris, novembris või on sul mingi ostuda vastu või kuidas sa seda ise oled sättinud? Siin on ikkagi suuresti kõhutunne, et küll on jah, igasugust vanemid räägitud, et kolmandik millalgi ja siis kolmandik ja kolmandik vabaks ja siin võrrelda siis nii-öelda väetisehindadega võtta nii-öelda oma hinna mingi tasand. See aasta läks niimoodi, et nisuga hakkasime lugustama, kui tõusis üle 200. Söödanisu baashind siis tasutunud ka? Baashind oli 200 ja siis ütleme tagasoidlikud kogused prooviks. Siis tõusis ta 5 eurot, siis panime, siis tõusis veel 5, siis panime, kuigi tõusu pealt ei ole mõistlik fikseerida, aga ikkagi sai panna mingid kogused. Siis päris tippu ei tabanud, seal paar euri läks mööda või nii-öelda tõusis veel, aga siis languse pealt sai üht-teist panna, aga siis kui hakkab see viljahind langema, siis jääd nagu kuidagi lukku läheb see mõistus. Kas kõhutunne ei tööta enam? Kõhutunne ei tööta alamist. Et jälle ja siis kukkus ja siis mõtled, oi, muudku kukub, on ju, vaata tavastad nii, et ta tõuseb, siis natuke kukub ja läheb veel edasi. Ja siis ongi niimoodi, et ootad, et millal ta nüüd tõusma hakkab, on ju, kukub, ma ei pane lukku, et kohe-kohe hakkab ju veel tõusma, on ju. Aga siis läheb ja siis saad aru, et no nii, nüüd magasin midagi olulist maha ja siis lukustad jälle, nii et ütleme, vaatasin, kui enam ei kannatanud, et langed, siis panin veel lukku, et selline keskmine hind nagu tänases mõttes ei ole halb, aga ütleme, pool kõhutunnet tuli nagu õige. Aga ikka õpime kogu aeg. Ma ütleks selle kohta, et see on selline nii-öelda tüüpiline asi nii-öelda kauplemises, et pannakse neid nii-öelda stoppe, et kui hinnad nagu tõusevad ja siis mingi hetk nad tõesti langevad, ega nad ei liigu kunagi ainult ühes suunas.
et siuke alla tulla, et siis tihti see nii-öelda stopp kuhugi pannakse, et okei, ta läks nüüd sööda nisubaas oli siin 215 vahepeal, et paneme näiteks 205 peale selle stoppi, et kui ta sealt ka veel allapoole läheb, et noh, et siis me saame 205-ga kindlasti nii-öelda midagi lukku. Aga selle stopi panekuga on üks nii-öelda siuke raudne reegel, mille vastu hästi tihti eksitakse ja isegi nii-öelda kauplemisega alustasin, sai selle vastu nüüd eksitud ja omad nii-öelda vitsad seal nagu saadud, et seda stoppi ei tohi mitte mingil juhul nii-öelda allapoole enam liigutada. Et ta peab siin nagu paika jääma, aga siis tekib siis sama efekt, et aga liigutame ta 200 peale, et äkki siit läheb siis veel üles, et tekib siis põrge ja nii edasi, ja nii see tihti nii-öelda läheb, et olen seda ise ka omal nahal nii-öelda tunda saanud, aga jah, see, ütleme niimoodi, et tegelikult kauplemises öeldakse, et selle plaani tegemine on siuke nii-öelda lihtsam pool sellest asjast. Kõige keerulisem, et hästi kaubelda, on see distsipliin ja sellest nagu kinnipidamine, et see toob nagu selle nii-öelda kõige suurema võidu tegelikult. Jah, et selles mõttes ma olen täitsa päri sellega, et nüüd aastate kogemusega ongi, et vahest see stopi paika panek, et kui sa selle paned, on ta neid 5 euri või mis tahes on ju, et tegelikult sellest peab kinni pidama, et seal nagu enam kõhutunnet võib-olla ei tasuks usaldada, et kui ta ikkagi on 210 pealt kukkunud 205 peale, järelikult ta kukub veel, on ju, et või et võib juhtuda, et kukub veel, kui ta tõuseb, siis sa ikkagi ei ole kaotanud, et see tegelikult seal on ikkagi vaja reeglid enda jaoks nagu välja mõelda ja et seal nagu kõhutunnet, aga see, kui ta tõuseb, et mitte nüüd ei pea siis siin kuskil väikesilna juures lihtsalt lukku panema, et kui ta kuskile maale kerib, siis sealt on vaja ikkagi hakata lukustama. Ja selle stopiga tegelikult on nagu teine hea reegel veel, et kui esimene reegel on see, et seda allapoole mitte mingil juhul ei tohi liigutada, siis ülesse poole tohib seda alati liigutada, et kui see turg läheb nii-öelda ülesse, siis seal ma ei tea, 10-15 eurose vahega sabas sörkida selle stopiga ülesse poole on ka täiesti nii-öelda okei strateegia, mida nii-öelda teha. Ja et see kõhutunne ka muidugi on ju selline umbmäärane lugu, et tegelikult ikkagi nagu mina täna võtsin, et kui 200, see nisuhind tõusis 200, sööda nisuhind, et siis tuleb, see tuleb nagu omal järgi välja mõelda, et näed, see on selline piir, kus kohast võiks nagu lukutama hakata. Et ütleme, kõhutunne mängib ka rolli, aga sa ikkagi omale teed nii-öelda eesmärgi, et kui sealt üle läheb, siis hakkame lugustama. Aga sul on ka kaunviljasid ikkagi küljukorraks, nagu sa mainisid, aga nende fikseerimisega sa väga aktiivne pigem ei ole. Ütleme, praegu ei ole seal midagi fikseeritud, aga mõningatel aastatel oleme. Lapsi Ernega sai ka mingi aasta vist midagi fikseeritud. Et praegu on natuke lahaklu jäänud, tunnistada. No ja ma lihtsalt küsin seda sellepärast, ütlen, kui võtta Herneson, mis on niisugune ongi nagu riskikultuur ka koristuse mõttes, et siis võib-olla võtadki see natukene tagasihoidlikumalt ja pessimistlikumalt. Jaa, just, et sa ei julge seda, sest sa ei tea, mis sealt tuleb, on ju. Ja nüüd, kui sa tead, et ta tuleb, on ju, siis ei ole enam jälle hindajad. Et vaata, niisugused ongi, need riskikultuure väga ei pane lukku. Et ja neid ei ole ka ju, Ernest küll on, aga raps ei ole nii-öelda suures mahus mingit megavõitu sealt saada. Ja. Aga samas paned lukku ja siis selgub, et OL on hind kõrgema, sul ei ole seda müüa. Näiteks ebaõndule tekib sellega, siis riskikultuure nagu väga ei julge, aga niisuguseid otrasid, otran täna ka ei lukustest, kasutame siin rohkem omale ära. Aga nisu mingil aastal olen juba minu meelest oktoobris või novembris, kui juba sai lukustama hakata. Et siis oli hästi kehva aasta. Ja hinnad olid kõrged. Ja sai juba hakata järgmist aastast lukustamiseks mõtlesingi, et ega me ei tea, kas järgmine aasta on hea või keha, aga hind oli nii-öelda oma tasemelt oli täiesti atraktiivne ja panime lukku ja järgmine aasta tuli aasta ja sellega oli jälle, see on nagu hea võit oli. Tegelikult oli päris hea võit, et oluliselt oli hinnavahe oli järgmise aastane, et päris oluline vahe oli kohe ikka. Aga sa mainisid, et sa nüüd seda põllupildi järgi oled ikkagi oma seda saagiprognoosi suurendanud, siis tonne tuleb rohkem, et kas see teeb siit murelikuks oma selle kogu laosüsteemi iseenda kauba vedamise mõttes, oled sa otsinud juba mingit teenuskuivatit, saad sa kaupa panna lattu piisavalt palju või kas sa seal ka
mingid tegevuskavasid oled juba hakanud jah, et siin on jälle, kui kaupa vähe teeb murelikuks, on ühtepidi, et mida sa müüd on ja nüüd on kaupa palju, et jälle uus mure, et kui sa seda paned. Ma olen, see on nagu väiksem mure. Palju sul on mure, kui seda kaupa sul ei ole. Et see on need kõik lahendatavad asjad, et transpordid, värgid, kuivatamised, muidugi kuivatamist võib-olla ju on nii palju, et sind enam ei võeta kuskile juurde, aga see on lahendatavad mured. Ma mõtlen, kas sa saad vilja ikkagi endale nagu lattuga panna ja müüd siis ka hooajärgselt või tegema on see, et mis on müüdud ja siis? Me üldiselt oleme proovinud ära müüjast, et kui sa hakkad oma ladude vahel teda vedama edasi-tagasi, see on jälle oma kulu peal. On nii. Et täna, kui on võimalik transporti tellida, ikka koheselt ära, et need pärased riskid, hilisemad riskid, putukad, värgid, kõik mis tahes. No niiskuse tõus mingil põhjusel. See tõus on ju, mis on müüdud, oli korras. Jah, mure maas selles mõttes, et... Et siin muidugi võib ju mõelda, et mingi aeg hind võib tõusta, aga täna on ju võimalik ära vedada, kohe mitte teda hinnastada, hilisemad hinnastused. Et olen ka seda teinud, olen ka neid futuure kaubenud, olen sealt peksa saanud. Igalust asja olen proovinud, et eks ta, aga ikkagi viid ära, siis vaatad, kas nüüd paneme hinnasildi juurde, pane või ootame. Aga üldiselt on ta ju niimoodi olnud, et ikkagi on mingid arvel vaja maksta, see osa on vaja kindlasti kohe ära arveks teha, mingi osa jätta sinna ootama, samamoodi ära jaotada. No ei, väga mõistlik ja see on siis riskid hajutatud kui mitmes ajaaknas ja suurem tõenäosus, et sa selle olen jaaiganud, olen kõik asju proovinud jaotada, mitte kõik ühte patta panna. Aga ka seatud viljaga kokkuostjate vahel, et kas sa võrdled erinevad kokkuostjate pakutavaid nii-öelda pakette, makseaegasid, tarnetingimusi, teed sealt järeldusi? Ikka tuleb võrrelda, et ega ju päris niimoodi ummisjalu joosta ei saa, et ikka tuleb ju kaubelda, küsida, rääkida ja siis neid erinevaid variante kaaluda oma vahel, et ikka tuleb, jah. On tekkinud meile mingisugused ettepanekuid, et mida Baltic Cabra võiks ta teistmoodi? Alati on esimene asi, et pange hinda. ma arvan, selles hinna väljapaneku suhtes, see on üks asi, kus me oleme nagu kindlasti kõige tublimad, sest ma arvan, meie hind on ikkagi nagu 99% päevadest on alati esimesena väljas. Ma seda ei kurdagi, et... Aga kas ta on kõrge või madal, see jätame jälle teiste otsustada. Aga alati, kui müüja käest küsid, et siis on nii, et paluks rohkem hinda. Nii ta on, aga tegelikult Martin, meie nende viljamüügi tingimuste koha pealt anname juba siin ette teada, et me oleme juulikuus enne siis koristushooaega tegemas ka ühte süükest eraldi saadet, kus me siis kõik meie pakutava täpselt läbi räägime ja natuke sellest, et kuidas ühte või teist hinda võrrelda, et see saade anname sükse väikse tiiseri, nagu öeldakse ette, et on siin juuli alguses tulemas. Jah, nii on. Aga Meelis, vaata sa, ütleme ka, vaatad ikka pikka plaani kogu aeg, et küsin seda huvi pärast, et kas sa ka 2026 hooajaks oled ka juba mingisuguseid tegevusi või oste mõelnud, hakanud tegema, võib-olla mingit väetist luku pand või on veel vara? Vara vast ei ole, et ega siin on jälle tuleb natuke tunnetada, et mis saab, et mis need hinnad on nüüd sellel uuel tasemel olnud, et kas nad on kõrgemad, madalamad, aga konkreetselt veel midagi lukus ei ole. Midagi kuskil kaupa teinud ei ole. Niimoodi selles mõttes, et allkiri all nagu ei ole. See ei tähenda, et ei ole räägi. Ja. Lihtsalt veel ka teadmist ka, et kui Timo siin juulikuud mainiks, siis 1. juuli on meil 2026 viljahooaja hinnad ka väljas olemas, nii et kõik, kes on täna tahtnud uut saaki seal võib-olla lukku panna ja kõik kokkuostjad läbi helistanud ja on igalt poolt saanud eitava vastuse, siis 1. juuli meie võtame vastu teid, et ei ole muret, et kui kellelgi on tõesti huvi seal midagi juba ka uut saaki hakata vaatama. Aga küsin Meelis sinu käest saate lõpetuseks seda, et mida ma alati kõigis küsin, mida on ka kindlasti kuulajatel huvitav kuulata, et siuke võib-olla kõige valusam õppetund viljakauplemist, mis on siin ajaloos olnud või tuleb meelde, aga kindlasti ka mõni selline korralik õnnestumine, millele sa mõtlesid küll, et vot see läks küll väga hästi. Et eks nüüd valusad õppetunde on päris mitmeid, et kui tulid esimesed lugustamised
noh, see on ikka palju aastaid tagasi, siis oli ju see hinnatase oli, noh, see oli veel Brooni ajal oli seal, ma võin eksida seal 1600 peal, ma võin eksida selles numbris, aga kroon 60. ja, ja siis ta kuskil tuli, et nii, nüüd saab lukustada 2000 peal. Noh, tuli selline esimene pakkumine. Mõtlesin, joh, aidii, selline hind. Panin kohe lukku, aga see hind tõusis pärast veel. Siis mõtlesin küll, et see lukustab üldse mingi hea. et keegi tahtis mind aneks tõmmata, et noh, oli lihtsalt suge juhus on ja. Ja siis teine päris suur, noh, eks need vahepealseid on ka, et kui ju, noh, kui sa lukustad valel ajal, siis sa oledki nii-öelda ebaõnnega nii-öelda hakkama saanud. Aga siis, kui sai siia Rätkule tuldud, mäletan küll, et viljakaupena mõtlesin, et noh, teeme siis viljaga kaupa, et müüme sügisel maha ja noh, mis siis kevadel ostamise tagasi. Aga oma tarbe tagasi. Oma tarbe jah, et noh, tekitame vahendeid on ju, noh, seal hinna vahe tuleb mingisugune natukene 10-15 on ju, aga mis siis juhtus, tuli see sõda vahele ja hind tõusis meeletult ja me ostsime tagasi meeletu hinnaga ja kui te küsite, mis siis Baltica Crew kuidas ta siis meiega käitus, siis vanem oli see hinnavahe, noh, selline, ükskõinud oli seal 10-20 euro vahel. Siis see hinnavahe nii-öelda turuhinna ja siis nii-öelda tagasiostav hinnavahe tõusis meeletult. Et ma ikka mõtlesin, et oi, kuidas meiega niimoodi nüüd tehakse, aga noh, nii oli, see oli lihtsalt turb, ütleme, tagantjärgi mõnedes. No jah, eks seal olekski ja võib-olla sellel hetkel, kui te vilja müüsid, oleks nüüd selle tagasiostu diiliga kohe ära teha, ilmselt oleks olnud loogiliselt. Oleks ei teadnud täpselt, et see sõda hakkab. Juhtub, on ju. Aga et noh, mõtlesin oma siis nii-öelda viljakogemuste pealt, et mis ikka on, aga näed, sõda mõjutas nüüd seda vilja enda nii oluliselt, et see oli üks korralik proomakas, jah, selles mõttes, aga noh, kannatasime ära, aga noh, need nii-öelda õnnestumised on ikkagi, kui sa oled suutnud heal ajal vilja hinna lukku panna, noh, see ongi üks suur õnnestumine, et siin võib ju arvutada, et nii-öelda tagantjärgi seda ei ole ka mõtet teha oma meeleärmi tekitada, et kui nüüd võtta siis nii-öelda noh, peaaegu see tipuläheldane hind ja see, mis sa müüd on ja no siis iga aasta üks traktor kaob vahetada. Saamaten tulu nii-öelda, jutumärkides saamaten tulu. Traktor jääb paarsada tuhat sealt sinna vahele alati. Ma ütleks, et võib-olla mis, kui sa selle sama sõja näite tõid ja siin mingid muud asjad veel, mis siin olnud on, et aeg-ajalt need hinnad ühes või teises suunas sõltuvad, sellest on sul vaja müüa või osta, et nad ikkagi lähevad nii-öelda natukene nii-öelda käest ära ja nendele tasemetele, kus nii-öelda pikemas vaates nende hindadega asi ei ole enam nii-öelda jätkusuutlik. Noh, nagu siin nii-öelda sõja ajal raps sinna 1000 lähedale ja niisu 350 ja nii edasi. Et kui sellised nii-öelda hetked tekivad, et siis tihti on see sama nii-öelda hästi pikalt ettefikseerimise nii-öelda võimalus võib-olla, millele korraks nii-öelda otsa vaadata. Et saab nii-öelda futuuride peal ju ka pikemalt nii-öelda ette kaubelda, aga nii-öelda, kui sul on nagu ostupoole peal, siis jah, ega ütleme süükseks asjaks nagu valmistuda kuidagi väga nagu ei saa, et eriti kui sa veel nagu nii-öelda ei jäta kõike lahti või ainult mingi osa ja siis jah, selle pealt. Ütleme niimoodi, et eks see tõi kõigile siin nii-öelda suuri kaotusi ja mõnedele ka suuri nii-öelda võite see. No, samas me võitsime ka ju, et õnneks ma ei olnud nii-öelda jälle müügiviljasi nagu lukku pannud, seda tõusis kuskil maale. Ja ei lukustanud ka kohe nagu suures mahus, aga mingi osa panime, aga siis saime ikkagi müüa ju ka väga korralikku, siis ta tõusis minust üle 600 euro. Olinud ju. Ja rohtusi mõtled või? Ei, ma mõtlen üldse viljad, nisu tonnid ja tõusigi. Nisu tippkes ära, see 400 eurot tonn, lailaast, aga noh, sealt ka keegi väga täiesti müüa. Üle 400 saime ka müüa, noh, selles mõttes teistpidi jälle müüsime nagu mega hinnaga, aga noh, tagasi ostsime, noh, see oli siis nii-öelda tagasost oli enne. Ma kirusin küll maapõhja, et ma nüüd jälle niimoodi tegin ennast, aga samas sain sügisel müüa üle 400 euro tonn, noh, ja mis oli suur võit, ostsime ju väetis jälle ära. Siis, kui ta oli veel
ma arvan, see 2 hakkas see numberis. No ja ma just tahtsin öelda tegelikult, ega selle Ukraina sõja algusega, aga lõpuks see ju meil terve hunnik väetis kuskile piiri peale kinni, mida me siin pikisilmi ootasime, asendasime, mässasime igati pidi, et üldse need kohustused põllumeestes ära täita, mida me ka lõpuks ilusti kõik tegime, et ega see oli nagu raske kõigi jaoks. Et jah, väetise ost oli ka jälle õnnestumine, et sai siis nii-öelda see 21 aasta odavinnaga veel väetis ära võetud. Ja noh, kus ta läks? Ja kas ta üldse oli ju kogu aeg saada, sest oli seal see tarneprobleem ka äkki. Jaa, oli kõik. Ja, sest väetisega meie ju mingit force majeure'i ei kuulutanud. Ei kuulutanud jah, et kõik, mis me lubasime, sellega ära. No, enne ma natuke kirusin Baltikaabrut, ma jälle kiidan sellepärast, et see väetis, mis me lukku panime sügisel, oli vahepeal jutt, et seda ei saa, ei ole ja mis hinnaga saab, et noh, et võib-olla öeldaks leping ülesse. Aga jälle siin selle koha pealt kiidan, et igal juhul oli meil lukustatud selle, noh, nii et fikseeritud see odav hind on ja ta oli juba tõusnud kuskile, ma ei tea, kõrgustesse. Ja see hinnareid oli kiire. Et selles mõttes, et noh, see endine see viljahinna muutus, see noh, see lihtsalt, noh, see oligi turu situatsioon selline olukord. Selle olukorras, aga väetis saime õige hinnaga ja täiesti õigel ajal saime siis ka kätte. Et see on nagu, noh, Baltikaabrut. Aga siis ma arvan, et sükse positiivse noodi pealt ongi hea saade kokku tõmmata ja lõpetada. Aitäh sulle Meelis, et sa said meil saatest tulla. Ja suured tänud ka sulle, Timo, et jääme siin nüüd ootame viilaturuga avanemist täna, et vaatame, mis siin huvitavat on tulemas. Ja taaskord oleme eetris juuli alguses, 3. juuli, ja meil saate külaline on meil aasta põllumees Margo Klaasmägi, nii et on mida oodata. Aga uute kohtumisteni ja nautige siis jaanipäeva kõik head kuulajad ja siis juba kuuleme varsti. Tänud kuulamast ja järgmise korrani. Nägemist teilegi. Põllupäevik